mõnus on siin. Ei tahaks üldse külmemasse kohta minna. Bella, miks sina reisid? Miks sul meeldib reisida? Mida see sinus muudab või tekitab sellist, et sa tahad jälle kuhugi reisile minna? Võib-olla ma jagan oma siis viimast kogemust, miks ma sain aru, et mul meeldib reisida, et kui ma lähen reisima, siis ma ei mõtle selle peale, aga ma saan alati nagu järele mõelda, kui see kogemus on käes, et mis see mulle andis. Et nii hea oli tunda vabadust ja sellist nagu minna selle vooluga kaasa. Et ma sain aru, et sellises rutiinis, igapäeva rutiinis mul tekivad ootused iseendale ja päevale, et milline see päev peab olema, mida ma pean heas mõttes nagu saavutama, et oleks midagi ära teinud, et ma oleks nagu nii-öelda edukas olnud võib-olla või et ma ei kuhjaks endale asju. Igor, kuidas on Marokos sõita? Chill, jah? Sul on nagu mingi kohalik juba mõnus on selle turbani pähe. Turbanit oleks vaja, jah? Kaamrit. Siis see reisil see tunne, et ma tegelikult ei pea mitte midagi tegema. Ja ma olen lihtsalt hetkes ja vaatan, mida see hetk mulle loob. Läksime viimasel õhtul Marrakechis sööma katuse terrassile ja kui me siit restoranist välja tulime, siis meie autot ei olnud. Ja mingid tüübid lendasid kohe meile ligi ja ütlesid, et nad teavad, kus meie auto on. Nad viivad meid politseisse, siis nad viivad selle auto teisaldamiskohta. Aga see lihtsalt on kõik üks suur pettus, et see on selline Marrakechi, ütleme nii, siis varjukülg. Et kuidas see täna õhtul meil lõpeb, kell on siin vist juba 11, ma ei tea, mis see kell on, aga kõik tundub nagu väga-väga põnev. Nii et to be continued. Et selline ühenduse saamine iseenda ja hetkega. Ma sain aru, kuidas see on tegelikult minu loomus. Ja sain aru, et kui palju ma olen endale ikkagi pannud neid kohustusi argipäevas. Alguses tekkiski selline tunne, et ma ei suutnud nagu lõdvestuda. Et sul paratamatult oli nagu mingi selline agenda, mis me peame ära tegema, kuidas me peame selle looma, mis peab järgmisena juhtuma, kuhu me peame järgmisena minema. Läheme autopaberite järgi kurjeeri, siis me läheme politseijaoskonda, maksame trahvi ja siis läheme auto järgi. See ei pruugi meil õnnestuda täna õhtu, aga lähme proovime. Miks me seda hommikul ei tee? No teeme kohe ära, siis saame hästi magada. Uni on tähtis. Uni on tähtis. Uni peaks juba käes olema. No ei ole. Autot ei ole. No see on seiklus, elu on seiklus. Ja ühel hetkel, kui need asjad ei läinudki nii, nagu need võib-olla meil plaanisime ja või minul olid ootused selles, siis tekkis siuke väike nagu trots, et iseenda suhtes ja selle ümbritseva suhtes, et aga mis mõttes, et see ei lähegi nii. Ja kui see moment ära tabada, et sul on see trots ja sa suudad nagu sellel hetkel nagu seisatada ja märgata seda vastupanu ja selle lahti lasta, see on nii vabastav ja hakatagi vaatama nagu väikese lapse silmadega, et aga mis siis järgmisena juhtub? Oh my god, Agu lihtsalt nii. Sõidame oma autole järgi, on Marrakechis, oleme kell on pool üks öösel. Saime taksijuhi, kes on meid nõus viima sinna auto kättesaamiskohta. Peale seda, kui me selle auto oleme kätte saanud, hoiame pöialt, et see putka, kus me sellele politseile peame maksma lahti. Et ohvitser on üldse putkas. Ja et ohvitser ei ole juba tudule läinud ja et siis saab ilusti koju sõita.
ja see oli nii põnev seiklus ja see on samamoodi, sa saad jälle enda selle olemusega ühendust, et sa lihtsalt kulged ajas ja ma arvan, et see on tegelikult selliseks restardiks nii oluline kõigile inimestele, et tulla sealt oma rutiinist välja ja näha nagu päriselt ka, et kus kohas sa ise oled ja mida sa tegelikult igatsed. Et meil on rendileping on läbi, et siis tuleb veel see autoomanikule võib-olla helistada 12:30 öösel, et ta ma sain aru nagu hiljem, et ma tegelikult igatsesin seda, isegi see, kui mul alguses oli mingisugune mõte või agenda ja ma ei saanud seda ja kui nagu sellest kihist läbi minna, siis mõista, et see lihtsalt kulgemine enda täitmiseks, iseenda märkamiseks, kus kohas sa hetkel üldse enda elus oled, on hästi oluline. See kaos, mis loob korra, siis meil oli küll päris palju selliseid hetki, kus oleks võinud olla täitsa sellises kohas, et appikene, et see on täiesti crazy, mis toimub. Ja ma läksin püksid ja ka katki ja seda kõike jaksi ja saada. Ja need püksid seal püsti seisavad või? Seda pani meil nina all. Aga et seda nautida, ka seda teadmatust ja seda kaost, sest Maroko on selline riik, kus sa ei saa minna agenda järgi, sa pead kulgema hetkes. Et see on selline hea nagu skänni koht, õppimise koht, et kus nagu lihtsalt tulla hetkesse. Et see oli võib-olla üks põhjus, miks mulle meeldis see reis. Jaa, ma ütleks, et reisimine on ikkagi, see võib kõlada juba klišeena, aga see on tõesti üks hea viis nii teineteise tundma õppimiseks kui ka iseenda tundma õppimiseks. Et see on see keskkond, kus sa oled väljaspool mugavustsooni, sul ei ole kõik käejala juures, sa pead hakkama saama vähemaga, sul on väike kohver. Ja kus juures ma ikkagi võtsin liiga palju asju kaasa. Et me võtsime väiksed kotid kaasa, kohvrid, nagu käsipagasi kohvrid ja ma võtsin ikkagi liiga palju asju kaasa. See on nii naiselik, et sa mõtled, et äkki mul on seda vaja ja siis mul on seda värvi vaja ja siis mul on neid ehteid vaja. Ja järjekordselt, kui ma teadlikult võtsin liiga vähe asju, siis ma võtsin ikkagi liiga palju asju. Et see asjade kogus, mis ma kasutasin, oli palju väiksem, mis mul selles väikses kohvris oli. Eks me oleme natukene roostes ka, sest et viimased 2 aastat ei ole koroona tõttu saanud reisida. Ja see oli minu jaoks üks pikem reis nüüd üle pika aja. Ja ma ütlen ausalt, et ma olin väga mugavustsoonis ja ma tegelikult ei tahtnud minna. Mul oli see harjumus juba reisimise harjumus oli kadunud ja ma nagu pidin ennast kokku võtma, et nüüd ma lähen siis reisile. Ja kuidas sul see protsess läks siis, et sa algul ei tahtnud minna reisile ja mis siis saama hakkas? Toimus selline alistumine, et ma lubasin juhtuda sellel, mis tuleb ja tegin selliseid viimase hetke otsuseid. Me tegime hotelli broneeringuid siis, kui me olime juba kuhugi kohale jõudnud ja siis hakkasime vaatama, kus me nagu ööseks lähme. Et see oli hästi selline hetkes kulgemine vähese planeerimisega ja suure usaldusega. Et siis sa nagu alistud elule ja vaatad, kuidas ta siit kannab ja avastad ennast, selline kogemus ja selline koht. Ja näiteks üks näide, mis ma võin teile jagada, on see, et me olime ühes Atlandi ookeani äärses linnas, et Maroko on tõesti nagu nii mitmekülgne ja nii palju erinevaid loodusimesi on seal, et märkasime üles Essecueras, mis on Marrakechis paari autotunnisõidu kaugusel ja hommikul käisime, panime oma varbad siis Atlandi ookeanisse
ja kui me hakkasime Marrakechi poole tagasi sõitma, siis spontaanselt me tegime otsuse, et me läheme vaatame, kus on kõrbe. Me ei teadnud, kus see on ja siis me tahtsime veel näha mägesi ja tahtsime näha neid lumiseid mägede tippe. Ja põhimõtteliselt selle ühe päevaga hommikul olles pannud oma varbad Atlandi ookeanisse ja olles kuulnud seda võimast ookeani kohinat, me olime juba päeval kõrbes, kus oli täiesti sellised liivaluited, kaamlid, taamal paistsid kõrged mäed ja õhtuks me jõudsime siis sellisest, kui kõrgele me sõitsime? Kilomeetri peale. Ja 1000 meetrit kõrgusesse, kus oli selline mõnus värske karge mäeõhk. Ja tegelikult see toimus täiesti spontaanselt. Me ei olnud seda mõelnud. See sündis hommikul sõites tagasi Marrakechi poole. Et mulle meeldivad sellised spontaansed kulgemised ja see on nii mõnus ja seal hakkabki juhtuma see tõeline maagia või sellised üllatused, mis su teele tulevad, et ühes päevas saab olla nii palju kõike, et seda ei saa teha siis, kui sul on kõik detailideni läbi mõeldud. Ja see on huvitav ka, kuidas reisi ajal see aja arvamine muutub. See aeg jääb vahepeal seisma ja vahepeal lendab. Ja korraga avastad, et nädal on juba möödas ja aeg on tagasi sõita. Või siis tundub jälle teine hetk, et me oleme siin reisil olnud juba üle 6 aja. Mulle nii meeldis see hetk, kus hommikul hakkasid mulle laulma sünnipäeva laul. Ma olin päriselt ära unustanud, et mul on sünnipäev, nagu päriselt ka. Ja see laulab mulle sünnipäeva laul. Ja siis mul tuli meelde muidugi, et mul on ju täna sünnipäev. Ja siis sa said veel teada, et sinu sünnipäev on meestepäeval. Jaa, seda ma ka ei teadnud, appikene. Me iga päev ikka õpime nii palju uut. Ja see ei olnud jõudnud minu teadvusesse, et minu sünnipäeval on olemas ka meestepäev. Mul on nii imelisel päeval sünnipäev. Saad seda koos meestega tähistada. Meie Marrakechi reis hakkab läbi saama. Sõidame lennujaama. No Bella, see Aafrika reis hakkab läbi saama. Mõnus oli ja kahju kohe ära minna. Mis sulle meeldis siin Aafrikas? Mulle meeldis Aafrika mitmekülgne. Aafrika oli nii mitmekülgne. See maa oma loodusega, oma kultuuriga, oma maitsetega, oma käsitööga ja ma arvan, et see on selline maa, mida peab nagu kihiti avastama, et seda ei saa ühe korraga tundma õppida. Et see avaneb sulle, kui sa tuled aina uuesti. See on selline põnev, see on selline nagu muinasjutt, et minu jaoks Marokko on kui muinasjutt. Kõigi oma väikeste detailidega, oma sisekujundusega, oma imeliste teekannudega, oma keraamikaga, oma valgustusega, oma lõhnadega, nii et see on tõeline muinasjutt. Ja, aga nüüd me lendame Milanosse. Uute seiklusteni siis Aafrikas. Kohtumiseni.